Kas tead, kes on Džingis Khan? Neile, kes ei tea, Džingis Khan ei olnud tuntud ainult kui suurepärane juht ja vallutaja. Teda tuntakse ka kui üht kõige kardetumat juhti ajaloos, sest tema vallutuste käigus hukkus väga palju sõdureid ja tsiviilisikuid. Hinnanguliselt tappis ta ligi 40 miljonit inimest. Aga küsimus on, kuidas see kõik algas? Milline oli tema noorus? Kes teda õpetas? Millist taktikat ta kasutas? Ja mis kõige tähtsam, miks sai temast üks maailma tuntumaid juhte? Seda me nüüd uurimegi. Enne kui teda tunti kui Džingis Khani, oli tema päris nimi Temujin. Temujini lugu algas Mongoolia avaral rohumaal umbes aastal 1162. Tema sünniaasta ei ole täpselt teada, sest tol ajal ei peetud täielikke ülestähendusi. Kohta, kus ta üles kasvas, nimetatakse stepiks. See on väga suur maa-ala, kus peaaegu pole puid. Talvel on seal väga külm, tuul on tugev ja harva leidub kohti, kus saab midagi kasvatada. Selle tõttu liikusid paljud mongolid pidevalt ringi. Nad viisid oma hobused, lambad, kitsed ja teised loomad sinna, kus leidus värsket rohtu ja vett. Tol ajal ei olnud mongolid veel ühtsed. Nad olid jagunenud paljudeks hõimudeks ja plannideks. Igal rühmal oli oma juht ja oma sõdalased. Sageli võitlesid nad omavahel loomade, karjamaade, toidu ja võimu pärast. Tavalised olid ka vargused, inimröövid ja kättemaks vaenutsevate rühmade vahel. Temujini isa oli Esügei, tuntud sõdalane ja väikese rühmajuht Bortšigini klannist. Tema ema oli Hoelul. Vana mongoli loo järgi röövis Esügei Hoeluni teiselt meelt ja tegi temast oma naise. See oli julm sündmus, kuid selline röövimine toimus tol ajal tõepoolest hõimude vahel. Siiski, juba noorena oli Temujin harjunud ratsutama, jahtima, kalastama ning elama ohtlikus keskkonnas. Mongolite jaoks ei ole hobune mänguasi. See on nende peamine sõiduvahend, oluline jahil ja kõige tähtsam varustus sõjas. Seetõttu õpetatakse neid juba loorest peale oma keha tasakaalustama, kui hobune kiiresti jookseb. Nad õpivad ka vibu kasutama isegi hobuse seljas ratsutades. Kui Temujin oli alles 8 või 9 aastane, viis tema isa ta ühe tüdruku nimega Porte perekonna juurde. Siin leppisid 2 perekonda kokku, et ühel päeval abielluvad Temujin ja Porte. See ei olnud veel päris abielu, vaid pigem 2 perekonna vaheline kokkulepe, et neil oleks tugevam side. Ja siin jättis Esügei Temujini Porte perekonna juurde, et ta saaks paremini tundma õppida oma tulevast abikaasat ja uut gruppi, kellega ta koos olema hakkab. Pärast seda, kui Esügei oli koduteel, kohtas ta mõningaid tataare. Tataarid olid üks neist rühmadest, kellega nende perekonnal oli juba ammu tüli. Mongolid salajase ajaloo järgi pakkusid tataarid Esügeile süüa ja väidetavalt panid nad tema toidu sisse mürki. Pärast seda jõudis ta veel koju, kuid tema seisund halvenes ja mõne päeva pärast surida. Selle tõttu kutsuti Temujin kohe koju tagasi. Ühe hetkega kaotas ta oma isa ja kogu pere jäi ilma kaitsest. Nende peres oli oluline, et oleks tugev toitja. Tema oli juht. Tema oli see, kes tõi toidu, kaitses perekonda ja sõlmis kokkuleppeid teiste rühmadega. Kui Esügei suri, keeldusid tema endised alluvad kuuletumast Esügei naisele Hoelunile. Nad ei tahtnud toetada leske ja tema lapsi, sest see tähendas rohkem suid toita. Nad jätsid pere maha. Hoelun jäi maha koos Temujini, oma teiste laste ja Esügei lastega eelmisest abielust. Neil ei olnud enam suurt loomakarja. Neil ei olnud armeed, kes neid kaitseks. Neil ei olnud ka mõjukaid sugulasi, kes kohe appi tuleksid. Ellujäämiseks korjasid nad juuri ja metsikuid taimi. Nad püüdsid väikseid loomi ja kalastasid jões. Nad ei elanud nagu pealiku perekond. Sageli jäi neil toidust puudu ja iga püütud kala või loom tuli omavahel jagada. Siit algas tõsine tüli perekonnas. Üks Temujini isa poolt valematest poolvendadest oli Vektor. Kuna ta oli valem, võis ta võtta endale perekonna peamise mehe positsiooni. Temujini jaoks oli see probleem. See tähendab, et tema sõna ei maksa ja Vektor võib võtta kontrolli nende perekonna üle. Vana mongolite ajaloo järgi läks tüli veelgi hullemaks toidu pärast. Ühel korral võttis Vektor väidetavalt kala, mille oli kinni püüdnud teine vend. Viha ja võimuvõitluse tõttu tapsid Temujin ja tema vend Tsasar Vektori, kasutades oma nooli. See polnud lihtsalt tavaline vennatüli. Temujin tappis oma enda poolvenna.
sest ta nägi temas rivaali nii toidu kui ka juhtimise pärast. Nende ema Hoelun oli väga vihale. Ta teadis, et tema laste tegu oli ohtlik. Selle asemel, et raskustes üksteist aidata, nõrgestasid nad oma perekonda veelgi. Aga see juhtum näitas ka Temutšini iseloomu olulist külge. Juba noorena oli ta valmis kasutama vägivalda igaühe vastu, keda ta ohuks pidas. Isegi oma pereliikmele ei lubanud ta oma positsiooni üle võtta. Varsti märkasid Taichiudid Temutšini julgust. Taichiud oli rühm, mis oli kunagi tema isaga seotud, kuid nad kuulusid ka nende hulka, kes olid nende perekonnast ära pöördunud. Nende jaoks võis Temutšin suureks kasvada, koguda järgijaid ja kätte maksta selle eest, et nad tema pere maha jätsid. Seetõttu otsisid nad ta üles ja tegid temast vangi. Talle pandi kaela kange, raske puidust seade, mida pannakse vangi kaela ja õlgadele. Kuna see oli suur ja raske. Oli raske joosta, lamada, süüa või käsi kasutada. Kuid samal ajal, kui valvurid tähistasid, leidis Temutšin võimaluse. Tal õnnestus oma valvuri eest põgeneda. Ta jooksis jõe poole ja peitis end vette. Ta tõi ainult oma näo veest välja, et hingata, samal ajal kui Taichiud teda otsisid. Teda märkas mees nimega Sor Sirganshira, kuid selle asemel, et hüüda, kus Temutšin on, ei andnud ta teda välja. Hiljem aitas Sor Sirganshira perekond tal raske puidust kaelarihm kaelast eemandada ja peitis teda jälitajate eest. Kui tee oli ohutu, põgenes Temutšin ja naasis oma pere juurde. Tal polnud endiselt armeed, tal polnud endiselt rikkust, ta polnud endiselt võimas. Aga ta oli juba üle elanud oma isa surma, ränga nälja, omaenda hõimu reetmise, tülid perekonnas ja vangistuse. Ja nendest kogemustest õppis ta 3 asja, mida ta kasutab kogu oma elu jooksul. Ainult veri ei ole piisav põhjus, et inimest usaldada. Lojaalsus on olulisem kui sugulussidemed. Ja nende maal võib liitlasteta juht kergesti kaduda. Seetõttu ei hakka Temutšin järgmisena kohe suurt armeed looma. Esmalt peab ta leidma inimesi, kes on valmis tema kõrval seisma ja tõestama, et suudab nende lojaalsusele vastata. Kui Temutšin oma pere juurde tagasi pöördus, sai talle selgeks, et ta ei suuda üksi ellu jääda. Tal oli vaja naist, liitlasi ja sõdalasi, kes oleksid valmis teda järgima. Seetõttu pöördus ta tagasi Perte juurde, naise juurde, kes oli talle juba ammu naiseks tõotatud. Oluline on meeles pidada, et sel ajal ei kutsutud teda veel Džingis Khaniks. Tema nimi oli alles Temutšin. Läheb veel palju aastaid, enne kui teda tuntakse ühendatud mongolite juhina. Sellest hoolimata abiellus Temutšin 16-aastaselt Pertega. Nende abiellu ei puudutanud ainult neid 2. Abiellumine oli ka viis 2 perekonna lähendamiseks ja nende kaitse tugevdamiseks. Purmakingi kingitusena andis Perte perekond Temutšinile väidetavalt hinnalise sooblinahast mantli. Soobel on loom, kellel on paks ja hinnaline karmkatte. Tol ajal ei olnud selline mantel lihtsalt riietusese, vaid see oli nagu suur varandus, mida sai vahetada abi, kaitse või poliitilise liidu vastu. Temutšin ei hoidnud seda kingitust endale. Ta viis selle Togruulile, võimsale keraidide juhile. Togruul ei olnud lihtsalt võõras. Ta oli varem Temutšini isa lähedane liitlane. Neid peeti andadeks ehk vandevendadeks. Nad polnud küll veresugulased, kuid olid tõotanud üksteist aidata ja kaitsta. Temutšin andis Togruulile sooblinahast manti austuse märgiks. Samal ajal tuletas ta meelde, et on tema endise liitlase poeg. Temutšin tegutses targalt. Selle asemel, et mantli eest süüa osta, kasutas ta seda võimsa juhi toetuse saamiseks. Ta teadis, et tugev liitlane on olulisem kui ilus riietus. Togruul võttis kingituse vastu ja tunnustas Temutšini nagu oma enda poega. Ta lubas ka aidata tal uuesti oma rühma üles ehitada. See oli üks Temutšini esimesi suuri samme võimu poole. Kuid enne, kui ta sai uuest liidust täielikult kasu lõigata, tekkis tõsine probleem. Merkitid ründasid tema laagrit. Merkitid olid tugev hõim, kes oli juba ammu Temutšini perekonna peale vihased. Mõni aasta varem röövis Temutšini isa tema ema Hoeloni ühelt merkiitide mehelt. Seetõttu polnud merkiitide rünnak lihtsalt juhuslik rööv. Tõenäoliselt oli see ka kättemaks tema isa poolt tema ema röövimise eest. Kui merkitide sõdalased saabusid, põgenes Temutšin kiiresti ja ka teised tema perekonnaliikmed põgenesid. Kuid Bertie ei jõudnud põgeleda. Seetõttu võtsid merkiitid ta kinni ja viisid kaasa. See oli Temutšini jaoks suur häbiplekk ja suur oht.
kui ta ei suuda oma naist päästa, võivad teised võimud arvata, et ta on lõrk ega suuda isegi oma perekonda kaitsta. Aga ta ei suutnud üksi merkitide vastu rünnakut korraldada. Seetõttu palus ta abi Tugrulilt. Ta palus toetust ka Tšamuhhalt, oma endiselt lapsepõlvesõbralt. Nagu Tugrul ja Yesugei said ka Temujin ja Tšamuhha andadeks. See tähendab, et nad lubasid üksteist kohelda nagu tõelisi vendi. Tugrul ja Tšamuhha nõustusid aitama. Nad ühendasid oma sõdalased ja ründasid merkitide laagrit. Nende armee täpne suurus ei ole selge, sest vanad allikad annavad erinevaid andmeid. Selge on aga see, et nende jõud oli piisav, et merkiteid üllatada ja võita. Rünnaku käigus leidis Temujin Perte üles ja viis ta koju tagasi. Ajaloolised allikad ei anna selget ülevaadet kõigest, mis Pertega vangistuses juhtus. Sellest hoolimata sünnitas ta mõned kuud pärast päästmist poja, kellele pandi nimeks Choki. Kuna ta oli kaua vangis olnud, hakkasid levima küsimused, kas Temujin on tõesti Choki isa. Seda ei ole kunagi tõestatud. Hoolimata mõnede kahtlustest tunnistas Temujin Choki oma pojaks. See otsus oli väga tähtis. Oma perekonna ja kaaskondaste ees ei hüljelnud ta Pertet ega last. Kuid küsimus Choki päritolu kohta kerkib taas esile aastate pärast ja põhjustab pinget Temujini poegade vahel. Perte päästmine tõi Temujini ellu suure muutuse. Esiteks näitas ta, et suudab abi paluda ja vajadusel liite sõlmida. Teiseks õppis rohkem sõdalasi teda tundma. Ja kolmandaks nägid teised rühmad, et ta ei jäta lihtsalt maha inimesi, kes on talle olulised. Pärast lahingut said Temujin ja Tšamuhha veelgi lähedasemaks. Nad reisisid koos, sõid koos ja elasid koos oma meestega. Alguses tundus, et nende suund oli sama. Mõlemad tahtsid saada tugevaks ja omada suurt rühma. Kuid nende juhtimisviisid olid erinevad. Tšamuhha pärines kõrgemast ühiskonnakihist. Tema jaoks pidid kõrgemad positsioonid jääma traditsioonilistele juhtidele ja tuntud perekondadele. Temujinil oli aga teistsugune vaade. Temujin oli valmis andma kõrgeid ametikohti inimesele tema lojaalsuse ja võimete põhjal, isegi kui ta ei pärinenud rikkast perekonnast. Tavalistele sõdalastele oli see väga oluline. Vana süsteemi järgi oli raske tõusta, kui sa ei olnud sündinud mõjukasse suguvõssa. Aga Temujini rühmas võis hea ja ustav sõdalane oma positsiooni tõsta. Järk-järgult sai selgeks, et kaks juhti ei saa koos püsida. Mongolite salajase ajaloo järgi, kui nad otsisid uut karjamaad, tegi Tšamuhha ettepaneku, kuhu laager püsti panna. Temujin ei järginud seda. Ta jätkas teekonda koos oma pere ja järgijatega. Paljud inimesed, kes varem järgnesid Tšamuhhale, liitusid Temujiniga. Pole selge, kas nende lahkumineku põhjuseks oli lihtsalt üks lihtne vestlus. Võimalik, et nende vahel oli juba ammu pingeid kasvanud, sest mõlemad tahtsid juht olla. Kuid sellest ajast alates hakkasid endised vandevennad tasapisi rivaalideks muutuma. Kui Temujini järgijate arv kasvas, pidi ta neile toidu, loomade ja karjamaade leidmiseks lahendusi otsima. Stepelaadel ei ole lihtne toita tuhandeid inimesi ja hobuseid. Seal pole püsivat laoruumi, mis oleks toitu täis. Kui rohi saab otsa või loomad surevad, tuleb kolida või otsida teisi ressursse. Seetõttu on teistele rühmadele kalaletungid tavalised. Nad varastavad hobuseid ja loomi. Nad võtavad ka varustust ja mõnikord viivad kaasa kinnipüütud inimesi, et teha neist uusi liikmeid, orje või abikaasasid. Temujin osales samuti sellises süsteemis. Ta ei olnud lihtsalt kangelane, kes päästis ainult nõrku. Ta oli ka juht, kes kasutas vägivalda, hirmutamist ja vara äravõtmist, et suurendada oma võimu. Aga selles, kuidas ta lüüa saanud rühmi enda hulka liitis, oli oluline erinevus. Selle asemel, et iga klann jääks eraldi, segas ta uued sõdalased oma enda vägedega. Nii vähenes nende lojaalsus endise juhi vastu ja see asendus otsese lojaalsusega Temujinile. Tema rühm kasvas suuremaks, kui ka Tšamuhha viha kasvas. 1180. aastate lõpus viis nende vastasseis sõjani. See polnud lihtsalt tavaline tüli karjamaade pärast. Mõlemad võitlesid selle nimel, et selgitada välja, kes saab mongolite peamiseks juhiks. Lahingus, mida tavaliselt nimetatakse Talambaljotiks, sai Temujini vägi lüüa. Tšamuhha armee ründas kiiresti ja organiseeritult. Temujini meeste kogemus ja ühtsus polnud veel piisavad, et endise sõbra vastu võita. Mongolit salajase ajaloo järgi karistas Tšamuhha pärast lahingut mõningaid vange väga julmal viisil. Väidetavalt keetis või tappis ta 70 vangi suurtes anumates.
ja siin, selle asemel, et teda rohkem karta ja järgida, kaotasid paljud inimesed tema vastu usalduse. Nad nägid, et kui nad kaotavad või teevad vea, võivad nad saada halastamatult karistada. Samal ajal, isegi kui Temujin kaotas, ei kadunud ta täielikult. Kõik, mida ta järgnevatel aastatel tegi, ei ole selge, sest selle osa tema elust kohta on vähe ülestähendusi. Kuid kui ta taas esile kerkis tugeva juhina, olid tema mehed juba organiseeritumad. Temujin õppis, et iga sõdalase julgusest üksi ei piisa. Isegi kui sõdureid on palju, kaotavad nad, kui pole selgeid käske. Distsipliin puudub ja igaüks tegutseb omatahtsi. Seetõttu hakkas ta muutma oma armee ülesehitust. Ta ei hoidnud sõdalasi koos ainult nende klanni või perekonna järgi. Ta segas nad omavahel ja paigutas üksustesse, millel oli selge juht. See oli oluline, sest terve klanni jaoks oli raskem mässata, kui selle liikmed olid erinevates üksustes laiali. Käskude täitmine muutus samuti olulisemaks. Kui juht käskis taanduda, pidi kogu üksus taanduma. Kui öeldi, et vaenlast ei tohi jälitada, ei tohtinud keegi lihtsalt omaalgatuslikult saaki võtma minna. See ei olnud veel täielikult välja kujunenud sõjaväesüsteem, mida ta oma järgnevates vallutustes kasutama hakkas. Aga siin hakkas kujunema arusaam, et organisatsioon on tähtsam kui lihtsalt sõdalaste arv. Iga mongoli sõdalane oli osav ratsanik ja vibukitt. Tavaliselt oli neil rohkem kui üks hobune, et väsinud ratsu kiiresti välja vahetada. Tänu sellele suutsid nad kiiresti pikki vahemaid läbida. Kuid väide, et nad suutsid alati läbida täpselt 70 miili päevas, ei tohiks pidada kogu armee tavapäraseks kiiruseks. See sõltus ilmast, maastikust, toiduhulgast ja hobuste seisundist. Nende tõeline tugevus seisnes võimes liikuda kiiremini kui paljud vastased. Nad suutsid ootamatult kuskil ilmuda, taanduda enne kui vaenlane jõudis reageerida ja rünnata uuesti mõnest muust suulast. Kui Temujin oma vägesid korraldas, avanes tal võimalus võidelda ühe oma perekonna kõige kauaaegsema vaenlase tatarite vastu. Sel ajal valitses suurt kuningriiki Põhja-Hiinas Jini dünastia. See ei olnud Jini impeerium, nagu allikas väidab. Jin ja Jin on erinevad dünastiad ning nende ajastute vahel on üle 1000 aasta vahet. Jini dünastial olid omad probleemid tatarlastega. Seetõttu tegi Jin koostööd Tugruliga ja Temujiniga, et neid rünnata. Temujini jaoks ei olnud see lihtsalt töö suurema kuningriigi heaks. See oli ka võimalus kätte maksta. Tatarlasi süüdistati tema isa mürgitamises. Seetõttu oli nende ründamisel lisaks poliitilisele ja sõjalisele kasule ka isiklik põhjus. Temujini ja Tugruli ühendatud jõud alistasid umbes aastal 1196 suure tatarlaste rühma. Selle võidu tõttu andis Jini valitsus neile tiitleid kui tasu. Temujini maine steppides kasvas veelgi. Kuid kõiki tatarlasi ei võidetud veel ühe ainsa lahinguga. Neil oli veel palju gruppe alles ja möödub veel mitu aastat, enne kui Temujin nad täielikult oma võimu alla saab. Kui Temujin tugevnes, otsis Jamukha endale pidevalt uusi liitlasi. Nende endine sõprus muutus laiaulatuslikuks vastasseisuks. See polnud enam lihtsalt kahe mehe vaheline tüli. Paljud hõimud ja klannid jagunesid selle järgi, kelle poole nad asuda tahtsid. Ühel pool oli Jamukha, keda toetasid paljud traditsioonilised juhid. Teisel pool oli Temujin, kes sai toetust inimestel, kes uskusid, et nad võivad tõusta tänu oma oskustele ja lojaalsusele. Temujin ei võitnud Jamukhat kohe 3 järjestikuse lahinguga, nagu allikas väidab. Nende vastasseis oli pikem ja segasem. Oli kordi, kui Temujin kaotas. Oli ka aegu, kui tema liitlased lahkusid. Mõnikord asusid tema endised sõbrad hoopis vaenlase poolele. Aga iga kord, kui ta laasis, oli tema vägi paremini organiseeritud ja suurem. 1200. alguseks kuulus Jamukha suure liidu koosseisu, mis soovis takistada Temujini jõu kasvu. Jamukha valiti isegi kurkaaniks, tiitel, mis tähendab laiaulatuslikku või võimsat juhti. Kuid tiitlist ei piisanud, et tema liit koos hoida. Paljudel tema kaaslastel olid omad huvid. Kui nad nägid, et teine pool on tugevam või heldem, võisid nad üle minna. See oli üks vanade hõimuliitude suurimaid nõrkusi. Ühtsus sõltus sageli ainult juhtide isiklikest suhetest. Samal ajal ehitas Temujin edasi süsteemi, mis ei sõltunud ainult sugulussidemetest. Aastal 1204 seisis ta silmitsi naimanidega, ühe tugevaima alles jäänud rühmaga stepi lääneosas. Tema armee täpne suurus ei olnud kindlalt teada ning 80 000 ratsanikku polnud kinnitatud arv. Puuduvad piisavalt usaldusväärsed allikad selle numbri kinnitamiseks.
varajutustuste kohaselt kasutas Temujin enne lahingut pettemanöövreid. Väidetavalt käskis ta oma meestel öösel palju lõkkeid süüdata. Selle tõttu arvasid Naimanid, et Temujini armee on väga suur. Järgmisel päeval ründas ta nende vägesid. Naimanid said lüüa ja nende peamine juht hukkus. Mõned pääsesid, kuid nende võime kontrollida suurt osa stepist hävitati. Naimanite liidus oli ka Chamuka, kuid ta pääses taas põgenema. Selleks hetkeks oli jäänud vaid mõned tugevad juhid, kes suutsid Temujinile vastu seista. Poiss, kellel kunagi polnud oma hobust, kaitset ega ühtegi hõimu, kes oleks teda vastu võtnud, oli nüüd Mongoolia tugevaim juht. Kuid võitlus polnud veel läbi. Kui ta jõudis täielikule võimule aina lähemale, pidi ta silmitsi seisma oma elu kõige raskema küsimusega. Mida ta teeb Chamukaga? Endine sõber, keda ta kunagi nimetas vennaks, kuid kes on nüüd tema kuningavõimu viimane suur takistus. Lõpuks reetsid Chamuka tema enda mehed ja tõid ta Temujinile. Kuid selle asemel, et reetureid premeerida, lasi Temujin nad hukata. Tema jaoks võib inimene, kes suudab reeta oma enda juhti, reeta ka teisi. Temujin pakkus Chamukale võimalust tema poole tagasi tulla, kuid Chamuka keeldus. Chamuka palus Temujinile end tappa nii, et tema verd ei valataks. Pole täpselt teada, kuidas ta tapeti, kuid tema surm lõpetas suurima võitluse Mongoolia juhtimise pärast. 1206 aastal kogunesid peamised juhid koosolekule, mida nimetatakse Kurultaiks. Siin tunnistati Temujin kõrgeimaks juhiks ja talle anti tiitel Džingis Khan. Sellest ajast alates ei olnud ta enam ainult ühe klanni juht. Temujin oli nüüd ühendatud mongolite juht. Džingis Khan korraldas oma armee selgeteks üksusteks, nii et eelis polnud ainult rikaste poegadel. Ja endised juhid võisid saada kõrgeid ametikohti. Ka tavaline sõdalane võis tõusta, kui ta oli osav, vapper ja ustav. Distsipliin oli range, allumatuse ja üksusest lahkumise eest määrati karm karistus. Ta lõi ka kiire sõnumitoojate süsteemi, kus sõnumitoojad vahetasid jaamu, läbides hobuseid, et käsud jõuaksid kiiresti kohale. Pärast mongolite ühendamist ründas ta lääne Xiad, mis oli tangutide kuningriik ja asus olulisel kaubateel Mongoolia ja Hiina vahel. Aastaks 1209 oli lääne Xia sunnitud tema võimu tunnustama ja andamit maksma. Pärast seda pöördus ta suurema Qin dünastia poole Põhja-Hiinas. 1211 aastal algas suur mongolite sissetung. Mongooli ratsavägi oli avatud aladel tugev, kuid neil oli raskusi kõrgete müüridega linnade vallutamisel. Seetõttu palkasid nad insenere ja õppisid kasutama katapulte, piiramistorne ja muid seadmeid, et linnadesse sisse pääseda. Aastal 1215 langes Zhongdu, linn, mis asus tänapäeva Pekingi alal. Kuid kogu Qini dünastia polnud veel täielikult vallutatud. Sõda jätkus ja alles hiljem langes see täielikult. Aastal 1234, mitu aastat pärast Džingis Khani surma, enne linna ründamist anti sellele sageli võimalus alistuda. Kui linn alistus kohe, võis see pääseda suuremast hävingust. Aga kui nad võitlesid vastu ja kaotasid, oli hind väga ränk. Paljud linnad hävitati ja väga palju inimesi hukkus. Mongoolid kasutasid hirmu selleks, et julgustada teisi paiku alistuma ilma võitluseta. Kui tema valdused laienesid, püüdis Džingis Khan kaubelda Khwarazmi impeeriumiga Kesk-Aasias. Ta saatis kaupmeeste karavani, kuid kui nad jõudsid Otrari linna, süüdistati neid spionaažis. Nende kaubad võeti ära ja enamik neist tapeti. Džingis Khan saatis saadikud seletust lõudma, kuid üks saadikutest tapeti samuti ja teisi alandati. Džingis Khani jaoks oli see tõsine rikkumine. Saadikud peavad olema kaitstud, sest nemad toovad sõlumeid valitsejate vahel. 1219 aastal ründas ta Khwarazmidi impeeriumi. Ta jagas oma armee ja saatis selle eri suundadesse. Selle tõttu ei teadnud vaenlane, kuhu oma sõdureid saata. Ükshaaval langesid Otrar, Bukhara, Samarkand ja teised tähtsad linnad. Muhammad II põgenes ja suri peidus olles. Võitlust jätkas tema poeg Jalal ad-Din, kuid ta ei suutnud enam taastada nende impeeriumi endist jõudu. Aastaks 1221 oli Khwarazmi impeeriumi põhiosa hävitatud. Paljud linnad olid purustatud ja väga palju inimesi tapetud. Täpselt hukkunute arvu ei teata, kuid selge on see, et see oli üks mongolite impeeriumi kõige laastavamaid sõjakäike. Kui Džingis Khan vananes, pidi ta valima endale järglase. Tal oli 4 peamist last pertega: Tšotši, Tšagatai, Ögedei ja Tolui.
kuna Tšotši ja Tšagatai ei saanud omavahel läbi, valis ta öökedei oma pärijaks. Ta oli rahulikum ja suutis paremini perekonda koos hoida. Aastal 1226 ründas Džingis Khan taas lääneks Jaad, kuna viimane keeldus teda varasemates sõjakäikudes aitamast. Sõja kestel halvenes tema tervis. On jutte, et ta kukkus hobuselt, sai vigastada või jäi haigeks. Kuid pole kindel, milline neist oli tegelik põhjus. Džingis Khan suri aastal 1227. Mongoolid hoidsid tema surma alguses saladuses, et vaenlane sellest teada ei saaks. Ka tänapäeval ei teata, kuhu ta maeti. Pärast tema surma jätkasid tema pojad ja lapselapsed vallutusi. Mongooli armeed jõudsid Koreasse, Hiinasse, Lähis-Idasse, Venemaale ja Ida-Euroopasse. Hiljem sai nende valdused ajaloo suurimaks ühtseks maismaa impeeriumiks. Mongolite võimu all muutusid mõned peamised kaubateed samuti turvalisemaks. Tooted, tehnoloogia, teadmised ja ideed levisid ida ja lääne vahel kiiremini, kuid seda edu ei saa lahutada äärmuslikust vägivallast. Džingis Khan ühendas kaua aega sõdinud rühmad ja rajas tohutu impeeriumi. Aga see võim rajati sõja, hirmu ja hävingu kaudu. Džingis Khan suri. Kuid tema järele jäetud armee ja süsteem jätkasid edenemist ning muutsid suure osa maailma ajalugu.